tere õhtust. Tšau Diana. Tänased värvid peale ja taldrik, ühekordne taldrik töötab juba, ma ei tea mitmendat korda. Bob Snail või? Jaa, just täpselt Bob Snail. Susanna pidi puust Bob Snaili nikerdama. Siis ma mõtlesin, et ma teen ühe maali ja viin selle millalgi galeriisse üles. Et see on selle sama paki järgi. Või noh, ma teen mingi oma versiooni. Vaja läheb ainult rohelist, musta ja siis punast. Ja no siis muid värve ka. Muud värvid on mul oma loomingus siin taustal. Bob on ainult must, punane, roheline ja siis oranž ja valge ka. Miks sa korraga ei värvi lihtsalt? Mis teed seal? Maalin. Mis tähendab korraga? Ma teengi korraga. Nii, tuus ikka. Korraga, suurema pintsliga. Mul ongi piisavalt suur pintsel, et ma ulatan täpselt joonte vahedesse. Et mul ei ole suuremat vaja, kui mul juba on. Aga mis vahed sisse? Ma jätan mingeid vahesi kuhugi sisse. Tere Juku, tere X. Lahe vaadata, kuidas pilti maalitakse ja see järk-järgult valmib. No just täpselt järk-järgult valmibki. Ega korraga ei saa valmis. Nagu siin keegi just rääkis, et peaks suurema pintsliga tegema. Suurema pintsliga jääb igavam pind. Et kui sa väikse pintsliga teed suurema pinna, siis see jääb huvitavam, kui see oleks mingi suure pintsliga tehtud. Kui sa selle korraga ära teed, siis ta ei ole enam põnev. Tigu ja teomaja sõun. Ja just täpselt. Tahtsin laivi pilti zoomida. Et ei saa või? Okei. No ja seda näeb ilmselt mingisuguse standard maa pealt, aga eks ma panen võib-olla foto sotsiaalmeediasse, siis sealt saab vaadata. Facebooki lehele tuleb kindlasti välja, loosse tuleb kindlasti, Instagrami võib mingi aeg tulla, et mingi aeg ma teen pilti ka, siis seda saab rohkem zoomida. Aga sellepärast ongi vaja galeriis koha peal käia maale vaatamas. Et seal saab nagu neid päriselt vaadata, et kui neid päriselt vaadata, siis saab aru, miks suure ja väikse pintsli erinevus on üsna oluline. Väikse pintsliga tehtud pilt on huvitavam kui suure pintsliga tehtud. Saad küll kiiremini valmis, aga tulemus ei ole see. Väikse pintsliga tehtud tigu on karvane. Jaa, no siis tuled galeriisse, siis saad seda tigu raseerima hakata. Millal tavaliselt maali nimi pannakse või pealkiri? Siis, kui selleks idee tuleb. Et selleks ei ole mingisugust eraldi aega vaja. Et kui pealkirja või nime idee tuleb, siis ongi pandud ja ongi olemas. Mõnel ei ole mitu aastat pealkirja, siis mõnel vaatajal tuleb pealkirja idee ja siis ma mõtlen, et opa, et see võikski olla. Aga see on täiesti erinev. Mõnel on pealkiri enne ja siis pilt tuleb hiljem järgi. On nagu on. Jespls, mis see on? Mis see Jespls on?
Diana tulebki maali nimeks karvane tigu. Ja võib küll jah. Karvast tigu pole, tegelikult see on tigupoob. Poob snail. Kui vahel midagi nihu läheb, kas on raske parandada, peita uue värviga? Ei ole, lihtsalt värvi üle ja ongi kõik. Siin all oli üldse teistsugune maal, millest ma mitte midagi ei teinud ja siis mõtlesin, et ma teen sellest teo. Ja nüüd ta siis ongi. Maali puhul on kõige lihtsam on midagi parandada, lihtsalt maali üle ja on kõik. Nii, mis meil siin veel huvitavat on? Oled pliiatsi maale ka teinud, neid palju raskem parandada. Sa mõtled pliiatsiga paberi peale, see on rohkem nagu joonistus, kuigi ta võib mõnes mõttes, kui joonistada, võib ka maali sarnaselt, aga mul on pliiatsi joonistusi ka ja ma teen pliiatsiga ka mõnikord, et võib millalgi laivis ka pliiatsiga teha. Mul eelmise laivi maal on nüüd siin taga, siis vahelduseks teen midagi muud. Mingi järgmine laiv võtan jälle selle tagasi. Ja mul on siin tegelikult 3 laivi maali on üksteise taga. Millal ämbliku maali teed? Ütle laivis siis tõestus olemas, et lubasid. Ahah, ma ei luba midagi. Eks ma jooksvalt vaatan, millal ma midagi teen. Aga ämblikku võib ka teha, jah. Ämblik on ka siuke lahe loom, keda võiks maalida. Mul muidu on ainult galeriis on Halloweeni peost täis puhutav ämblik. Ise oled rahul pildiga? No järjest rohkem, mida rohkem valmis saab, seda rohkem rahul saab olla. Alguses nagu pole midagi vaadata, et lihtsalt on nagu lötserdis, kui paar joont on tehtud, siis ei ole millegagi rahul olla. Kui kaugemale jõuda, siis on juba huvitavam. Teovõimeline tigu. No väga õige, just täpselt. Väga õige tähelepanek. Miks maal koliseb? Sellepärast, et ta liigub natukene. Ta on ülevalt kinni, aga mitte alt kinni. Mis kõige ilusam pilt, mis teinud? Ma ei tea. Ei ole sedasi mõelnud, ei ole järjestanud neid. Aga see on rohkem nagu vaatajate teema, et igal inimesel on oma erinev järjestus. Kas naise pilt on valmis? Ei ole, seda teeme mingis teises laivis. Vahelduseks teeme midagi muud. See on siin samas taga, et kui ma võtan selle maha, siis ma saan tagumist edasi teha. Siin on 3 laivi maalid üksteise peal. Kõige taga on kõige vanem laivi maal. Laivi maal on kellegi nimi. Ei ole. See on maal, mida ma laivis teen. See, kuidas sul läinud on tänane päev. Tšauki tšau. Tegusalt siin töötan maali kallal. Enne sai koeraga jalutamas käidud. Siis valmistasin pühapäevast galeriipäeva ette, et töötlen uusi eksponaate ja hakkan neid seina panema. Mis tõugu koer on? Toy Terrier, pikakarvaline. Näita koera, teda ei ole siin, see on töötuba, siin ei ole koera. Kuidas läheb? Kuidas läheb ja kuidas sul ka läheb? Mul läheb tegusalt. Just töötan maali kallal. Laivi maali kallal, just täpselt, väga õige, laivi maal ja just seda peab kindlasti ütlema, laivi maal. Koerast video üleval vist ju. Ma ei tea, on mingi video kuskil koerast või? Või fotod, ja, väike story, ja. Stories on koera pilt üleval, et koera pilti saab vaadata siin samas. Kas sa tellimuse peale teed ka pilte? Kellegi isiklikul ette antud teemal ei tee. Et mul on galeriis olemasolevate maalide valik. Nende hulgast saab endale sobiva valida, aga kellegi isiklikul teemal ma mingit maali ei tee. Kas pusa su seljas on artist Kamo mustriga? Võimalik küll.
kui ma sellega olen kuskil enda maali juures, siis ma ei paista välja vaikselt. Siin tekib kogu aeg igasuguseid ridasid juurde, siis ma loen neid. Kuna taust on kirju, siis need ei paista väga hästi välja. Oled väga poeetiline, aitäh, no võimalik. Tõest 4. laivimaal ka tuleb. Mul on 4. olemas ka. Ma olen sellega ennem laivi teinud, et kui varasemaid laiviklippe vaadata, siis seal on olemas. Et nende hulgast peaks nägema ka 4. Aga see on mul galerii ekspositsioonis praegu. Kuna ta on nii kaugel, et ma panin selle ülesse. Kas maalid saavad üldse valmis kunagi? No kogu aeg annab midagi edasi teha. Pidevalt annab midagi teha. Et see, et kas nad nüüd lõplikult valmis saavad, see on juba väga subjektiivne küsimus. Kellegi jaoks on valmis, keegi vaatab ja tema jaoks on valmis, mina vaatan ja minu jaoks ei ole valmis. Et see on nii ühte kui teist. Tigu on vist käärinud, õuna maitsenud. Hei. No võimalik küll, jah. Ta näeb välja siuke, nagu oleks midagi tarbinud. Aga jah, seda toodet saab igalt poolt poest, näiteks Rimist. See on tigu, boobi tigu, boobsneil. Siis ma teen mingi oma versiooni sellest, et ilmselt ma viin selle galeriisse ka. Uus pilt, vahelduseks jah, uus pilt. Et kui selle eest ära võtan, siis saan eelmist edasi teha. Vana pilt, just täpselt. Siis saab vana pilti edasi teha. Aga kes enne näinud ei ole, nende jaoks on alati uus. Laivimaal. Maali laiv on äkki. See on laivimaal, maali laiv. See on päris mitmetähenduslik, sellega annab mängida. Kui maali teeb laivi, siis on maali laiv ja kui laivis maalida, siis on samuti maali laiv või laivimaal. Tänaseks sai värvi ära kasutatud. Nüüd peab ootama, et see korralikult ära kuivaks, siis saab edasi teha. Teovõimeline, millega täna tegelenud peale maalimise. Igasuguste asjadega. Käisin õues jalutamas, koeraga jalutamas, siis koristasin tuba, siis koristasin galeriid, valmistasin pühapäevaks külastamiseks ette. Homme tegelen uute eksponaatide paigaldamisega. Täna tegelesin ka millegi sellisega. Et siis, kes on varem käinud, saavad leida uusi eksponaate ülesse. No nii. Ka värv kuivab ja siis tänaseks tõmbame laivi otsad kokku. Et näeme siis järgmises laivis, et kas teeb seda edasi või teeb eelmist edasi. Segad kokteili. Jaa, see on mu pintslitops. Siin olid enne kurgid sees, nüüd on pintslid. Jaa, mesi oli vist, ei olnudki kurgid. Aga no, ma ei tea, siit saab mingi kahtlase kokteili ka. Et kui sa soovid endale väga suurt mingit tuumapohmelli, siis võib selle ära juua, aga ei soovita. Kurgivees pintslid ei ole kurgivees. See on täiesti tavaline kraanivesi, kuna need värvid on veega lahustuvad, välja arvatud siis, kui nad kuivanud on. Nad kuivavad veekindlaks. Miks laivi kinni paned? No sellepärast, et värv kuivab, ma praegu rohkem ei maali. Et mingi teine kord teen edasi. Laivimaal läheb magama. No just täpselt kell on 9:30 ka, nii et laivimaal võib tõepoolest minna magama. Aga lähme siis kõik magama. Peaks külla tulema jälle. Ja tule ja, iga pühapäev on lahti. Iga pühapäev saab näitust vaadata, info on bios või minu profiilil üleval. Iga video all niikuinii. Kas muul päeval ei lasta tuppa? Lastakse ikka, kui aeg kokku leppida. Muudel päevadel on kokkuleppelistel aegadel. Tüng, akrüülid kuivavad nii kiiresti, et sa ei pea kinni panema. Ei ole. Siin on osad on päris paksud, nii et see on hoogsalt tehtud, et see peaks korralikult ära kuivama. Ma näen nüüd siit väga hästi, et see ei ole absoluutselt kuiv. Akrüül kuivab siis väga kiiresti, kui ta on väga õhuke. Kui ta on natukene paksem, nii millimeeter ja midagi sellist, siis ta kuivab palju kauem. Et proovi kodus enda akrüülidega järgi.
kui suur on 1 millimeeter. Vaata joonlaua pealt järgi. Okei, aga näeme järgmises laivis. Tänaseks paneme otsad kinni.